Head sõbrad, mu ettekande pealkiri ei saa me läbi ugrita. Kindlasti väga paljud tundsid ära selles parafraasi Ando Runneli luuletusele ei saa me läbi Lätita ja Venemaa meelest ei lähe. Ja nii edasi. Nii et see Venemaa siin, kui ma nüüd räägin soomukesest, kõlab kogu sellest jutust tõesti ka läbi. Mida me sellest ugrimugrist või siis soomugri rahvaste kohta, mida siis tavaeestlane teab? Fenno-Ugri asutus tellis paar aastat tagasi, 21. aasta kevadel uuringufirmalt Right Factum ja Ariko uuringu selle kohta. Selle põhiläbiviijad olid siis Avatud Eesti Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai ja Tallinna Ülikooli võrdleva poliitika professor Raivo Vetik. Ja selles küsitluses, mis oli siis representatiivne sotsioloogiline uuring, vastatel paluti hinnata oma teadmisi ja iseloomustada siis huvitatust Vene Föderatsioonis elavate ja ka mujal elavate soomugri rahvaste kohta eri teemade lõikes. Ja mis siis tulemused olid? Et heaks ja üldjoontes heaks hinnati oma teadlikkust keelesuguluse teemal 43%, et ligi pooled. Aga mis tekitas muret, oli see, et rahvaste nüüdisaegse kultuuri kohta teadmisi pidas headeks vaid 10,7%, siis iga 10. vastanu oli selliselt. See viitab siis väga selgelt sellele, et see töö, mida Fenno-Ugria teeb ja muud kõik asutused Eestis, et see on äärmiselt vajalik ja oluline. Kust need teadmised, mis neil inimestel siis on, kust need pärit on? Loomulikult kõige rohkem haridussüsteemist, 64,2%, ajakirjandusest 60,3%, siis olulised on ka kultuurisündmus nagu hõimupäevad ja nii edasi, 35%. Mis aga tekitas minus väga suure hämmingu oli see, et temaatiliste veebilehtede kasutamine oli ainult 10,2%, et iga 10. siis vaatab neid lehti, mida Fenno-Ugria, ERM, Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool suure hoolega kaasajastavad ja teevad. Et siin on jällegi üks mõttekoht. Kaks küsimuste plokki puudutasid hõimutunde ja soomurgi liikumise tähtsust. See siis, millest ma rääkida tahan. Ja see on väga rõõmustav ja siin on väga rõõmustavad tulemused. Soomugri hõimutunnet pidas oma eestlaste rahvusliku identiteedis väga oluliseks 20,8% ja pigem oluliseks 58,1%. Võib öelda siis, et 4/5 eestlasi pidas seda oluliseks. Ja meie riiklikus identiteedis pidas seda oluliseks samuti täpselt sama arv, 20% ja pigem oluliseks 72%. Et kokku siis 3/4 eestlastest pidas neid oluliseks. Aga milline peaks olema Eesti riigi osa Venemaa soomugri rahvaste toetamisel ja kuivõrd siis see vastaja ise on valmis selleks ettevõtmiseks kaasa lööma neis? 56,8%, siis üle pooled olid valmis, et oli seisukohal, et Eesti riigi roll peaks olema suurem idapoolsete hõimlaste toetamisel. Kokkuvõttena sellest uuringust võime rõõmsasti tõdeda, et eestlased mõistavad ennast soomugrilastena. Paar sõna, kuidas me selleni jõudnud oleme.
Fenogristika teadusharuna on kujunenud eksaktseks teaduseks viimase 250 aasta jooksul. Teerajajad sellele teadusele olid Janos Sainovitš ja Samuel Djarmati, keeleainestiku suuruurijad Anton Regul ja Mattias Aleksandri Kastreen. Teadusliku täpsuse saavutas fenogristika Ferdinand Johann Wiedemanni, Emil Nestor Sedele, Joosep Budentsi ja Joosep Sinjai tegevusega. Nende loodud klassikas ja fenogristika eesmärgiks oli soome-ugri ja samojeedi keelte ajaloolis võrdlev uurimine, eesmärk rekonstrueerida algkeelt. Viimase 70 aasta jooksul on klassikalise fenogristika mõiste tunduvalt laienenud. Ütleks, et tänu akadeemik Gustav Vilgunale, Djola Ortutaile ja Paul Aristele 1960. aastal algatatud rahvusvaheliste fenogristide kongressi traditsioonile on see fenogristika mõiste laienenud märkima uurari rahvaste vaimse ja materiaalse kultuuri kõikide valdkondade uurimiste. Kahe maailmasõja vahelisel perioodil pidas 3 iseseisva soome-ugri riigi üldsus tähtsaks nii omavahelisi kontakte kui ka sidemeid keelesugulastega Venemaal. Eestis nimetati vastavat liikumist hõimuliikumiseks, Soomes heimotyö, Ungaris Rokonepek Mozgalma, siis sugulasrahvaste liikumine. Kõik need liikumised olid riikliku poliitika üks osa, mille juhtimisest võtsid osa prominentsed riigitegelased. Me kõik teame hästi, et riigivanem Konstantin Päts oli üks 3 sihtasutuse Fenno-Ugria asutajast. Ungaris oli üks juhtfiguure mitu korda peaministriks olnud krahv Paal Täleki, Soomes haridusminister ja parlamendisaadik Emil Nestor Sedele. Koostöö koordineerimiseks oli mitmeid valitsusväliseid organisatsioone, Turani Taassag Ungaris, siis Turani selts, akadeemiline heimoklubi Soomes, Fenno-Ugria Eestis. 2 maailmasõja vahel korraldati kokku 5 kultuurikongressi, neist esimene Helsingis ja viimane 5. 36. aastal Tallinnas. Ma nimetaks seda liikumist, kui võõrsõna tohib kasutada, panfenogrismiks. Märgiksin, et erinevalt mitmetest muudest panliikumistest, siis panslavism, panislamism ja muud, see ei olnud suunatud teiste rahvuste vastu, vaid oli eeskätt soome rahvaste koostööle orienteeritud. Teise maailmasõja sündmuste käigus need organisatsioonide tegevus ja kogu hõimuliikumine lõpetati kui natsionalismi ilmeng. 80. aastate lõpus hõimuliikumine taastus. 1990. aasta novembris kirjutas Jaak Prooses Päevalehes artikli Kummargi lääne ees, milles ta tegi ettepaneku, et tuleks kokku Fenno-Ugri asutus, mis peab hakkama tegelema eestlase rahvuseks olemise küsimustega. Ta leidis, et eestlased vaatavad liiga palju läände, võtavad kiiresti üle võõrast kultuuri ja usku, kui toimurahvad, kellel ise kultuuriliselt toetuda abi osuta, asuvad idas. Proosesele leidus palju mõttekaaslasi. Ta nimetab selles oma mälestustes Anu Reet Hausenbergi, Andres Heinapuud, Tõnu Seilentali, Ingrid Rüütlit, Veiko Tontsi, Varvo Valtonit, Heigo Sahka ja Eesti Teadusakadeemia asepresidenti Mihkel Veidermaad. Eesti Mari selts, Eesti Saami ühendus ja Eesti Uurali selts otsuseid kokku kutsuda Fenno-Ugri asutuse taasasutamise koosoleku, mis toimus 22. aprillil 1991. aastal Tallinnas. Töötati hoolsalt põhikirja kallal, põhikirja projekti kallal, tehti palju parandusi.
lahtisi küsimusi jäi veel nii palju, et kokku tulnud otsustasid, et sellel koosolekul organisatsiooni taastada veel ei saa ja järgmine koosolek toimus 30. mail 1991. aastal Keele ja Kirjanduse Instituudi suures saalis, kus osales umbes 50 organisatsiooni esindajad, kellest üsna mitmedki taastasid oma sõjaeelse liikmelisuse. Head kuulajad, vaadeldes rahvaloenduste andmetest neid protsente, kui palju soome-uglasest räägib oma emakeelt, märkame vähemusrahvustele tüüpilist loobumist oma emakeelest, siirdumist kakskeelsuse kaudu muukeelsusele, mis tähendab eeskätt siirdumist vene keelele. Ja keelevahetusega kaasneb varsti ka täielik venestumine, sest kui keel kaob, kaob ka rahvas. Järgnevalt ma mõtisklen suures osas Madis Arugase sõnadega, ütleks, et kogu selle minu siinse mõtiskuse kaasautoriks peaks pidamagi Madiste. Madis arutleb siis Vepslast üle ja siis peaaegu tsiteerin või jutustan ümber. Venemaa rahvad erinevad nii meist kui ka üksteisest. Meie kõige lähemad hõimlased, Venemaal elavad Läänemere Soome rahvad, pole meist hulgalt, aga mitte 10, vaid 100 kordi vähemad. Näiteks vepslaste arvukus on vähenud 3000 piirimaile. Nad on alles jäänud külarühmadena Leningradi ja Vologda oblasti ja lõunapoolse Karjala eri piirkondades. Külarühmil lahutavad venestunud parema infrastruktuuriga ja geopoliitiliselt olulisemad paigad. Teine oluline moment, millele Madis Arukesk rõhutab, on siis erinev riigi identiteet, millest meil on väga raske aru saada. Vepslased pole kunagi olnud ühegi muu riigi kui Venemaa alluvuses. Seega on kogu Vene värk olnud vepslastele kogu aeg ainus oma. Kui oma riik peab sind aga väikerahvana alaväärseks, on see palju traagilisem kui sama mis tahes võõrvõimu poolt. Sellist rahvuslikku kogemuslikkus erinevust on üpris raske kultuuride vaheliselt kommunikeerida, see eeldab tegelikke teadmisi, tegelikku kogemust. Jah, jätan võib-olla vahele. Nii. Vepslaste ja teiste Venemaa väikerahvaste ärkamisaega pole sellisena ka kunagi olnudki. Tinglikult võiks selleks pidada noores Nõukogude riigis 10 aasta vältel juurutatud karenisaatsia poliitikat, mille kestel asus keskvõim looma kirjakeelteta ja haridlaskonnata rahvastele oma haridussüsteemi, pedagoogide kaadrit ja kooliõpikuid, et nõukogulikud tõetseni suhtelises isolatsioonis elanud mitte-vene hulkadeni jõuaksid. Nii, mis sellele järgnes 30 aastatel, me teame kõik hästi, ma ei hakka seda siit. Nii. Ja mis on siis see ühiskondlik surve siis kaasa toonud? See venekeelne haridussüsteem, venelaste sarnane argikultuur, kõik see pole takistanud sulandumist. Aga selline olukord ei ole midagi vepslastel unikaalset. Paraku kordub see muster igal pool maailmas. Ja mis sellega kaasneb, on see, et rahvuslik eneseks olemine taandub parimal juhul madalkultuuriks või omalaadseks hobitegevuseks. Ja külades, asualadel loeb enam raha, tegelikku elu määravad riigilt suurkorporatsioonidele ja oligarhidele antud eelisvõimalused põlisrahva rikkust enda kasuks kapitaliseerimisel ja ka siin pole globaalselt midagi eriskummalist. Nii. Ometigi on meie ees kestev fragmenteerumine ja muteerumine.
See on globaalseid arenguid arvestades paratamatu, meie hõimlaste puhul aga kurvaks tegev. Ja head kuulajad, lõpetan selle mõtte ja siirdun mujale. Kindlasti on tähtis märksõna fennokristide kongressid, nagu mainisin, mis on toimunud alates 1960. aastast iga 5 aasta järel. Järgmine järjekorras juba 14. tuleb kokku Tartus järgmise aasta augustis. Seni on toimunud siis 13 kongressi. Esimene 1960 Budapest, 65 Helsingi, 1970 Tallinn, 75 Budapest, 80 Turgu, 85 Sõktõvkar, 90 Debrecen, 95 Jyväsküla, kus otsustati, et 2000 toimub kongress Tartus, seejärel Joškar-Ola, Pilissaba, Oulu ja aastal 22, viimati siis Viinis, mis nihkus 2 aastat edasi, kuna koroona aeg oli. Need on soome-ugri teadlaste, eelkõige keeleteadlaste koostööüritused, kus saab esitada oma uusi uurimusi, aga samas on need ka suhtlusplatvormi eest. Siin tõstaksin esine Tallinna 1970. aasta kongressi, selle mõju eestlaste identiteedi soome-ugrilistumisele, kui nii võib öelda, on võimatu üle hinnata. Sellel kongressil näidati Lennart Meri Veelinnu rahva toormaterjale. Selle kongressi neljapäeva õhtusel kontserdil kanti ette Veljo Tormise teoseid, mis said ka sünnilooks täna õhtul jätkuvale kontserdile, sellest võib-olla natukene hiljem. Ja samuti väga oluline oli 1985. aasta fennokristide kongress Sõktõvkaris, sest samas kohas toimus mõni aasta hiljem ka esimene maailmakongress, milleks kindlasti saadi innustust fennokristika kongressist. Tänapäeval meil Eesti, Soome ja Ungari teaduse ja ühiskonnaelu integratsiooni püüdlused suunduvad ikkagi Euroopasse. On soome-ugri keelte ja kultuuride uurimisel lisaks teaduslikule aspektile ka teaduspoliitiline, ütleksin ka poliitiline aspekt. Toetada Venemaa väikerahvaste identiteeti ja julgen idealistlikult loota siiski selle kaudu anda ka mingisugune toetus Venemaa arengu demokraatlikele tendentsidele. Sellele kõigele on tähelepanu juhtinud ka president Lennart Meri, kui ta 1995. aastal Jyväskylä fennokristika kongressi tervitas. Järgneb tsitaat. Need on lihtsad ja seetõttu fundamentaalsed küsimused. Fundamentaalsed mitte üksnes fennokristidele, vaid maailma rahule ja stabiilsusele, rahvusvaheliste organisatsioonidele, Euroopa Liidule. Kas te seda tahate või mitte? Kas te sellest endale aru annate või mitte? Kuid ühel või teisel viisil te käsitlete täna ja järgnevatel päevadel rahvuslikke identiteete. Kirvetera raius rahvusliku identiteedi juuri, mitte latvu. 23 uurija rahvast on vaid 3 suutnud luua oma riigi. Venemaa Föderatsiooni soome-ugri rahvaste praegune sotsiaalne ootus on võrreldav eestlaste, soomlaste ja ungarlaste rahvusliku ärkamise meeleoludega möödunud sajandil. Nende pilgud on pööratud meie poole. Meil lasub akadeemiline, veelgi enam poliitiline kohustus vastata nendele pilkudele. Sellega aitame kaasa venestamise aja järgse kultuuri vereringe taastamisele vähemalt seal, kus see on veel võimalik. Venemaa on olnud ja saab
saab olema alati Soome ja Eesti naaberriik. Meile on oluline, kuidas Venemaa suhtub oma vähemustesse, kuidas ta orienteerib ennast Euroopa mõttelaadile. Tsitaadi lõpp. Head sõbrad, ütleme niimoodi vahelduseks. Mõned sõnad ka nendest maailmakongressidest. 3 aastat tagasi, samal päeval, ehitati siin teistsugust lava kui see, mis täna õhtuseks koori esinemiseks on kokku pandud. Nimelt siis 16. juunil algas siin 8. soomugri rahvaste maailmakongress, mis seni on jäänud viimas. Ja mõned lühidalt ülevaade nendest kongressidest ja siis seejärel lõpumõtted. Nagu öeldud, on neid kongresse seni peetud 8 ja loodame, et see traditsioon jätkub, kui olud siin Euroopas muutuvad normaalseks ükskord. Esimene kongress toimus 92. aastal lumises ja -30 kraadises Sõktõvkaaris ja sellel võeti vastu minu meelest üks oluline dokument, mida nimetati maailma soomugri rahvaste koostöö põhimõtete, eesmärkide ja ülesannete deklaratsioon. Ja selles on öeldud, mis asi see kongress on. Soomugri rahvaste maailmakongress on nende rahvaste foorum, mis on sõltumatu valitsustest ja poliitilistest parteidest. Sedasama veidi võib-olla natuke erinevus on ka kõikide järgmiste kongresside puhul rõhutatud, et see printsiip kehtib või vähemalt peaks kehtima ka praegu. Kongressil võeti vastu ka mitmeid olulisi põhimõtteid, mis kehtivad ka tänaseni. Ja üks eriti oluline põhimõte minu meelest on konsensuse põhimõte, et ühtegi kongressi otsust ei võeta vastu, kui kas või üks rahvas ei ole selle mingi sõnastusega või sõnaga nõus. Ja see konsensuse põhimõte on selle rakendamine on olnud, kuidas ütleme, kasulik või vajalik nii mõnelgi juhul. Võin tuua, ütleme, kaks näidet selle kohta, et 2007. aastal, kui olid need niinimetatud Aljoša teiseldamise sündmused Eestis, siis pärast seda Tartu Ülikooli kunagine minister Miša Mosin, siis ERSA rahvaesindaja, tuli konsultatiivkomitees välja mõttega hukka mõista siis Eesti rahvas nii-öelda suure Isamaasõja püha mälestuse rüvetamise eest. Konsultatiivkomitee esimees Markov teatas, et seda küsimust ei ole mõtet päevakorda võttagi, sest konsensust selles küsimuses kindlasti ei saa, sest ta teab, et eestlaste seisukoht on teistsugune. Ja küsimus nii-öelda langes sellega ära, et mingisugust hukkamõistu ei tulnud. Või 2008. aastast, kui Hanto-Mansiskis toimunud kongressil Vene riigivõimude poolt saadud ülesande põhjal suur osa Venemaa delegatsioone oli selle poolt või tahtis saada, et konsultatiivkomitee peakorter viidaks üle Helsingist Venemaale, Saranskisse. Samuti konsensuse tõttu see küsimus jäi lahendamata.
teine printsiip, mis seal on, et kõik rahvad on võrdsed, sõltumata sellest, kas ta on siis 15 miljonit või mõned inimesed, nagu mõned väiksed Läänemere Soome rahvad, et igal rahval on üks hääl, et kõik on võrdsed ja kõik hääled on võrdsed. No, esimese kongressi kohta võib veel öelda, eks ole, see oli esimene ja täis entusiasmi. Et see ühiskonna murrang, eks ole, 92 ei toimunud mitte ainult siin Eestis, vaid ka Venemaal. Sealsed rahvad ei teadnud, mis edasi saab ja nad olid väga suures lootuses ja usus, et ka Vene Föderatsioonist saab demokraatlik riik ja et ka nende rahvustel on õigus kaasa rääkida, millist föderatsiooni nad tahavad. Seetõttu olid nad väga innukad ja eks sellest edasisest arengutest tuleb ka mitmeid pettumusi. Sõktavkaris otsustati ka, et selliseid kongresse hakatakse korraldama iga 4 aasta tagant ja järgmine kongress toimus Budapestis 96. aastal. See oli väga pompöösne kongress, suured ilutulestikud ungarlaste maaletuleku 1100 aasta puhul. Plenaaristung toimus Ungari parlamendihoones ja nii edasi. Sisu osas hakkas ilmnema juba seal, et kuni tänase päevani paljudel ei ole arusaamist, et see on Soome rahvaste kongress ja mitte, et Venemaa rahvaste puhul delegatsioone ei moodusta mitte regiooni administratsioonid, vaid rahvaste esindused, rahvaste kongressid või muud legitiimsed organisatsioonid. Nii et seal juba ilmnes seda, et oli üsna mitmeid selliseid venelasi, kellel oli silt rinnas delegaat, aga mis maa delegaat oli või mis rahva delegaat, sellest keegi aru ei saanud. Kolmas 2000. aastal peetud Helsingi kongress toimus jälle talvel ja lumes ja külmas, aga soojas õhkkonnas. Erines võib-olla selle poolest, et esimest korda võtsid sellest osa ka 3 Soome-Ugri iseseisva riigi presidendid. Toimus nende omavahelised kohtumised ja loomulikult tervitasid nad kongressi ja kongressi tervitas ka Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin. Ja kongress oli hästi organiseeritud ja kahjuks sellest kongressist peale algab vähemalt ajakirjanduses selline, ütleme niimoodi, skandaalide otsimine või niimoodi. Sest furoori tekitas seal president Meri tervituskõne, kus ta ütles, et Venemaad ja Lääne-Euroopat kütab gaas ja nafta, mis tuleb hantide ja manside põlistelt asualadelt. Need on maailma kõige rikkamad ruutkilomeetrid ja maailma kõige vaesemad rahvad, sest nende maapõue rikkus on muutunud nende endi needuseks ja ökoloogilise konflikti vallandajaks. Tsitaadi lõpp. See põhjustas siis sellise vähemalt tormi veeklaasis vähemalt loomulikult sellele Andimansi asekuberner Sondekov vastas, eks ole, et kõik on laim ja vale ja ehitatakse kaasaegseid 3-kordseid maju ja nii edasi ja kõik enam ei pea tšummis elama ja nii edasi. Nii, aga resolutsioon oli asjalik kongressi resolutsioon ja võib-olla oluline see, et selles rõhutati mitmeid rahvusvahelisi põlisrahvaste õigustega tegelevaid dokumente.
No eks eestlased püüdsid asjast õppida ja 2004 toimus Tallinnas kongress, mille toimumispaigaks oli valitud siis sümboolne koht, siis Estonia kontserdisaal, eks ole, teame, et selles saalis toimus ka Eesti Asutava Kogu koosolek. Ja siingi ei päästud mööda mõnest väiksemast sellisest, ütleme siis poliitilisest vastasseisust. Võib-olla on küsimus ka nii-öelda sõnade erineval tõlgendusel. Kõige suurema pahameele põhjustas siis Tuve Skutnap-Kangase ettekandes kasutatud termin killer language, mida siis tõlgid väga õigesti tõlkisid, ja sõkk-ubitsa ja vene keele kohta, et vene keel on ka siis, nii nagu inglise keel mitmel pool maailmas, eks ole, tapja keel, mis teaduses võib olla täiesti normaalne termin, aga tavainimesele võib tunduda väga solvavana. Ja viiendat kongressi, mis toimus siis Antemantsinskis, meie eestlaste jaoks on sealt meelde jäänud kõigile siis president Ilvese väljamarssimisega seotud sündmused, kui president Ilvese poeetilised väljendid, ma tsiteerin: aga vabadus ja demokraatia on head mängureeglid mitteriiklikes struktuurides. Vabadus ja demokraatia olid meie valik 150 aastat tagasi, kui omariiklusest ei unistanud isegi veel luuletajad. Paljudel soomugri rahvastel on see valik veel tegemata. Nagu teada, võib liblika tiivalöök põhjustada orkaani. Soome-ugrilased võivad kogu inimkonna hulgas olla tõesti tillukesed liblikad, kuid kogu inimühiskonna asi on vaadata, et need liblikad valel ajal ja vales kohas oma tiivalööke ei teeks. Selliseid, mis võivad saada saatuslikuks liblikatest palju suurematele. Sügavmõtteline, poeetiline, aga see ei meeldinud, ma ei tea täpselt, kuidas see vene keelde tõlgiti, igal juhul selle peale siis asus presiidiumi laua taga istunud Vene Riigiduuma väliskomisjoni esimees Kossatšov hoolega ümber kirjutama või juurde kirjutama oma kõnele, et varem seal tekstis ei olnud, ja oma kõnes loomulikult ta mõistis hukka reageerides Ilvesele väga räigelt, et tuues võrdluse Aljoša puhul siis, kuju puhul siis Mari rahvusliikumise liidri kohta, kes rahutuslikult surma sai. Ja selle peale siis Eesti presidendi delegatsioon tõusis püsti ja lahkus saalist. 6. kongress toimus jällegi Ungaris, Balatoni lõunakaldal, aga nüüd oli juba probleeme, võib öelda, palju rohkem. Venemaa administratsioon hakkas kasutama vähemalt seda võimalust, öeldes, et ei ole raha. Et ei ole raha delegatsioonide saatmiseks, et nii, et ei osalenud kongressil samaöödi rahvad, samuti Leningrad ja Murmanski oblast ei leidnud vahendeid delegaatide saatmiseks. Ja üsna palju, ma näen, et kella, üsna palju siis
No lõpetame siis need kongressid, ma ei hakka siis nendest rääkima rohkem. Ja veel 7. ja 8. millega ja oleme jõudnud siis sinna, kus me praegu oleme, 8. kohta, ehk teate. Nii, aga kokkuvõtteks siis. Kui me tõesti aidata tahame hõimurahvaid, siis praegu on see võimalik just paljude rohujuure tasandi algatuste näol. Sest ma arvan, et need tunduvad Vene keskvõimule nii tähtsusetud, et ei vääri vastulööki. Ja kui neid on piisavalt palju, neid rohujuure tasandi algatusi, siis võib loota, et ehk Vene tsinovnikud ka madalam tasemel ei jaksa ja võib-olla mõnikord ka ei viitsi vastulöökidega jännata. Ja just niisugusest konkreetsetest algatusest on tihti rohkem praktilist kasu kui suurtest kongressidest või ennast kehtestavatest avaldustest. Loomulik on aga, et hõimurahvaste temaatika tuleb viia rahvusvahelistele foorumitele ja nende kaudu võimendada abistamist ja koostööd. Ja paar lauset päris lõpetuseks. Head sõbrad, täna õhtul toimub siin suurepärane kontsert, kus esitatakse Veljo Tormise loomingut. Võib-olla see kontsert ei toimuks, kui ei oleks olnud sellist inimest nagu Paul Ariste. Kuidas? Paul Ariste leidis Vadja rahvalauliku Oudekki Figurova. 1970. aasta kongress, kolmanda fenogristika kongressi kontserdil kanti ette Tormise Eesti rahvalaule. Pärast seda, millest olid vaimused eriti ungarlased, kes nimetasid, et Tormis on uus Kodai, vestles Ariste Tormisega ja tegi talle ettepaneku, et Tormis võiks Vadjas käia kuulata elavat Läänemere-Soome rahvalaulu. Veljo Tormis võttis selle ettepaneku vastu rõõmsalt ja septembris 1970 käiski koos Tartu Riikliku Ülikooli Eesti ja soomugri keelte kateedri õppereisiga siis Vadja külades, kus ta siis kuulis ja nägi Oudekki Figurovat, niimoodi, kellelt ta kuulis siis neid laule, mida me kuuleme täna õhtul siis tsüklis Vadja pulmalaulud. Miks ma seda Ariste nime siin mainisin? Sellepärast, et järgmisel aastal möödub 120 aastat Paul Ariste sünnist ja 35 aastat ta surmast ja ma leian, et on viimane aeg Tartus mingi mälestusmärk püstitada Paul Aristele. Ma arvan, see ettepanek seda ei ole kooskõlastatud mitte kellegagi, aga ma arvan, et selle ettepanekuga ühineb kindlasti Tartu linn, kelle aukodanik Paul Ariste oli, ühineb kindlasti Tartu Ülikool, kus kulges kogu Paul Ariste elu ja tegevus. Ja ma arvan, et selle ettepanekuga ühineb ka see saal ja paljud Ariste õpilased, tema talendi austajad ja nii edasi. Nii et mul on ettepanek, et asutagem siis lähiaegadel Tartus siis, ma ei tea, kas siis ülikooli juures või on veel vist kõige õigem isegi fenno-ugri asutuse juurde asutada siis selline pangaarve, mida nimetatakse siis, ma ei tea, kuidas, et siis Paul Ariste mälestussamba
fond või kuidas sellise saaks. Ja ütlen, et mina panen sinna korraliku panuse sisse kohe, kui on arvenumber teada.